Poolas tuleb välja, et magatakse samamoodi nagu igal pool mujal maailmas. Voodis pikali ja silmad kinni ja nii ka meie, aga vaatan, et auto on alles. Mõlemad autod, nii et jällegi läks hästi. Kehvasti läks sellega, et meil on siin ringtee kõrval. Ja ringtee ühendab mitut suurt teed ja siin just seal käis tieliiklus. 3 läbi midagi, mingid mootorratturid panid siin rallid ja nii edasi, nagu ikka. Aga noh, vähemalt tead viima käes, sai ära magada. Nüüd läbi vaatame, mis süüa pakutakse ja siis teeme mingi plaani. Täna peaks siis autoga veel kokku saama siin kuskil Poola pinnal ja siis plaan oli ka, et kuskil poodidest natuke koleda vaadata, et Poolas pidid asjad soodsad olema, et kui soodne on soodne. Ja võib-olla midagi osta. Väsita öö oli, magaks veel. Teise samasuguse öö otsa, siis äkki puhkaks välja. Nii, pirukas käes. Et ega siin midagi muud ei olnud, kui teha tervislikku võileibu ja võtta mingit imelikku vorsti, mis näeb välja nagu vorst. Maitseb nagu soolane vorst. Jah, maitseb nagu kabanüss, õige veikab. Probiks hästi saia vahele. Teine ekipaaž on ka elusti kohal ja elus ja nii et mis ikka ja lisu ja pannkoogiga on selline asi, et see on mingi huvitav pannkook, neil vist mingi rahvustoit, et on sisse pandud kohupi. Et algul ma ei saanudki aru, et kas on magus või on soolane, aga ta on mingi selline, ongi täidis tehtud, et tundub ikka nagu magusa moodi olevat. Et noh, mina kõike sööja, välja arvatud mingid molluskid, mulle täitsa maitseb, et saab kõhu täis. Kohvi on natukene lahja, aga selle eest on jällegi hästi kuum. Top tipp, kui kohvi on lahja, siis tehke kuuma kohvi, siis on hea. Aga ma tahtsin öelda, et nende hommikusöike tegelikult tõesti pole hullem, et see siin on väga hea, sellepärast et kui nüüd mõne kuu pärast äkki tuleb telekasse see Pürenee reis meil, siis te näete, kuidas me Saksamaal ja Prantsusmaal hommikusööke sõime ja miks me nendest lõpuks loobusime. Et see siin on väga moepinn. Võt, Remi söö salati võileibaga, mida nüüd vorst. Tervitus siis, et mina olen Veiko ja oleme siis onu Raiuga kälimehed. Et kui onu Raiu siis kunagi talvel mulle helistas või õigemini kirjutas, ütles, et kas mul oleks soovi koos temaga minna ühele väiksele tripile Saksamaale, kus toimub Saksamaa Land Roveri klubi sünnipäevaüritus. Siis ega ma pikalt ei lasknud ennast vastusega oodata, ütlesin kohe jah, sest et ega selliseid võimalusi väga tihti ei tule. Nüüd sünnipäev ei ole rohkem kui ühe korra aastas, nii et selle mõttes on õige. Ja nüüd ma siis istun siin koos onu Raiuga tema autos ja liigume Saksamaa poole. Siin on, tulime tankima nüüd siin Suvaki, mis see oli nüüd? Ühesõnaga, tulime tankima. Eile vaatasime, et küte on odav, aga arvutasime valesti. Eile arvutasime, tuli 1,25 liitri hinnaks, aga täna arvutasime uuesti need slotid ümber. 6 slotti tänase kursiga on kuskil 1,42-1,43, et tegelikult ei ole odav, aga noh, tankima peab. Jõudsime tüüpilistele Poola teedele, kus on kitsas tee, topelt pidev joon ja veoauto sõidab ees.
et siis selles mõttes tüüpilistele, et minul nagu on siuke mälestus nendest Poola teedest. Täna muidugi jah, kui tahad kiiresti Saksamaale jõuda, saab ka mõnda kiirteed panna, aga meil on natuke aega, siis me seikleme niisama natukene üleval pool ringi. Aga jah, läheb aega. Et sinna linna juurde, kus meil see laagripaik vaadatud on mingi 600 kilti vist jäänud, et sellise tempoga sinna sõitmine võtab päris palju aega. Aga vaatame jooksvalt, loodame, et jõuame ikkagi valgeks kohale. Nii, tuulin on, mul on auto varju, aga jõudsime nüüd Decathloni kohale. Siin siuke suur värk. Mul auto jahutusventikad töötavad praegu. Vägev, pikk sõit oli ka, aga päiksepaneelane pool või nii, et pole hullu. Aga ma tahtsin tegelikult seda öelda, et teisel ekipaasil on siis vaja osta telk endale. Ja siin nagu tellimise peale on telkide välinäitus. Käid, jalutad, valid sobiva telgi välja ja lähed sisse ostad ära. Võt, siuke lihtne värk. Vaatame ka korra lähemalt siis, mis telgid on. Siin on igasuguseid telke, on suuremaid telke, on väiksemaid telke. Reimi, tule ka! Nii, siin on peretelke ja kõiksugu vingeid värke telke on siin, ja igal telgil on punase värviga peale värvitud midagi. Decathloni näidis ilmselt või mingi taoline kiri. Päris täpselt poola keelt ei mõista. Olgem ausad, üldse ei mõista. Aga jah, siin on isegi siuke põhimõtteliselt nagu autogaraaži moodi värk. Eriti suur telk. Noh, kuidas on siuke telk? Siin on üks suur tuba, siin on üks väike tuba, seal on peidukate tuba. Ja isegi mina saan püsti seista, aga ma ei tea, mina isiklikult siukest telki püsti panna ei viitsi, kui just nädal aega kuskil kohal ei ole. Võt, aga ei päris kihvt, et siuke näitus on tehtud. Selle suure telgi koos garaažiga? Ei, see on ikkagi söögituba ja telk. Söögituba? Kelutuba on see. Garaas? Garaas jääb maha koju. Garaas on seal, vaata. Mõõk. Et siis minu meelest on Decathlon nagu Decathlon ikka. Kõik asju on hästi palju ja hinnad on 4 korda kallimad, sest et tegemist on slotidega, aga kõik muu on suht sama. Väga lahe. Aga vaatame siis natuke ringi. Äkki nii kaua, kui teised endale telke ostavad, Remi killib mind siin, et nii kaua äkki leiab endaga midagi. 10-12 eurot umbes maksavad, kuna meil need koju päikseprillid Remi omad. Võt. Aga nüüd vist ongi kõik, et teine ekipaaž jalutas siin telk näpus ringi kuskil ja saavad oma telgi kätte, et nii lihtsalt läkski. Ei lendki poolt päeva. Aga jah, selle mõttes Remil läks ka vahepeal sassi, et me ei ole välismaal, et me oleme välismaal, et me ei ole Eestis, et see Eesti samasugune pool. Kõik samad asjad. Ilu. Nii, lähme teeme mingi plaani, vaatame, mis edasi saab. Minu meelest siit kuskilt edasi, natuke aega tagasi näitas silt, et McDonald's on natuke maad edasi. Neid vist aga siin linna vahel vist need on, jah. Ma arvan, et Google Maps äkki näitab ka midagi. Nii et läheme purksi sööma nüüd. Siin lastel on pidu. Kodus ei saa nii palju purksi süüa. Reisi peal ikka natukene võib. Sellist nägu teeb laps, kui talle öelda, et tuleb jala minna. Ühesõnaga me valisime välja. Üle tee seal kuskil on kebabi joint, kus saab süüa. Aga selleks, et sinna minna, tuleb minna sealt üle ristmiku tipa-tapa jala. Ja siis küll oli küsimus, miks jala ja siis siuke nägu, nagu te just nägite. Aga ei ole midagi. Tuleb minna jala ka vahepeal, et jalgu liigutada. Muidu pärast kasvavad jalad sirgeks. Lähme auto juurde tagasi. Läheme auto juurde tagasi, see kebabiputka on kinni, läheme autoga pitsat sööma. Siit sinka-monka natukene. Kuum on, pitsa tuli, väga tuline pitsa on. Väga äge pitsa on, selles mõttes on tore, et pitsa peal olid originaalis jalapeenod.
aga kui ta nägi, et me Remiga kahekesi sööme, siis ta pakkus välja, et võib jalapeenod asendada millegiga ja pakkus mu oliive välja. See on mõnusalt peoga on oliivide julekallatused, väga lahe. Lõhna järgi on väga hea pitsa, aga peab ootama, kui jahtub natuke. Võt. Et sööme kõhu täis, siis lähme edasi mööda Põhja-Poola rannajoont natuke sinna küla poole. Leidsin Aiõuelandist ühe kämpimiskoha ja lähme vaatame, kas see on alles ja olemas jõe ääres, et 4 aastat tagasi oli seal keegi viimati käinud. Ja kui hästi läheb, siis poole tee pealt saame 3. ekipaasi kätte, kes on praegu siit umbes 150 kilt eemal linnas ummikus. Et seal ta läheb aega, et ma arvan, et me jõuame talle järgi. Onu vaatas, et me filmime midagi, siis küsis, et kuidas meie YouTube'i kanalit, nii et nüüd kui olen valmis, siis ta näeb ka, et me käisime Eestis siin Bandiidi pizzerias söömas, aga väga head pitsad olid, jah. Üht sai väga täis. Mul jäi küll üks tükk järgi, aga ma mõtlesin, et peaks ikkagi selle ka kaasa võtma. Tähendab, mitte kaasa võtma, mida ära sööma, vabandust. Võtsin kaasa võtmise peale, siis mõtlesin, et ühte tükki hakka kaasa võtma, et see on ikkagi ära. Võt, aga nüüd siis lähme kihutame edasi. Hakkab vaikselt Saksamaad sisse viskama. Kuigi oleme alles Poola, Põhja-Poola keskel kuskil Danski lähedal, aga ummikud on tõksed, et 2 kilomeetrit vähemalt ärakeeramiseni on ummikut ja siis ei tea, mis sealt edasi tuleb. Aga täna oleme sõitnud siis enamus mööda kiiret teed 120-130-ga ja vahepeal oli tuul vastu ka, nagu nende tuulelippudega siin kuskil oli, siin on 2 tuulelipp, see puhub ka tuul vastu praegu. Et kütuse kulu on 16,7, täitsa normaalne. Telliskivi seinaga vastu tuult sõita. kilti Gdanskist lääne poole sai see super hea 4-realine tee otsa ja nüüd sõidame mööda tavalist külavaja teed. Kõik autod ühe tee peal koos, kus on vahepeal asulad ja siis vahepeal on ringteed ja siis ei ole asulaid, on lihtsalt üles-alla ja sõita on niimoodi veel 280 midagi kilomeetrit, et kui esimene pool päevast edenes kiiresti, siis teine pool hakkab nüüd mõnusalt venima. Aga õnneks on õhtul kaua valge, nii et ei lullu. Et pimedas on päris raske laagrisse jõuda, sest pimedaks väga ei lähegi. What does a cheese say? Mew mew. What do you think? Ja, me salatiletti sattusime, et mõtlesime, et kui me täna midagi grillime, et siis võtaks mingid salatit ka, aga nüüd on valik on nii suur ja kõik on nii odav, et ei tea, mida valida. No näiteks, ma kohe näitan. See maksab 1 euro. What? Nii. See on natuke suurem, see maksab €50. Võtaks mingi veel suurema. See on veel suurem, see maksab ikka alla 2 euro. Siin on valmis salatid. Valmistatud kõik. Võtame selle suure pakki. Võtame selle. Võtame selle, siis igaüks saab midagi salati kõrvale. Nii. Bunch of candy. No candies today, no more candies. Kõik. 3 vähemalt oli. Mustad nuudlid, mis maksab alla 2 euro. 7,49 Poola raha.
1,5 liitrit vett maksab 1,19, 30 senti vist umbes. Võtame juua. Lähme edasi, otsime, kus õlu maksab. 20 õlut on kastis ja maksad ainult 10 eest. Ostad 10, 10 saad tasuta. Päris hea diil, aga mul ei ole nii palju vaja. Prügikotti meil oli vaja. Aga need on ilma sangata. Ei näe, siin on siuksed sangad on. Võtame või? Pane kord. Leidsime õlle. Tavahind 2,55, soodushind 2,25, üks purk. Et siis mina inimesed pean ostma tavahinnaga 10-kas, 2,5 eurot siis. Siukene nutsakas. Ma ei tea. Siit oleks ära saanud. Ühesõnaga see kolmas auto nüüd jõudis sinna kohta, kus siis Aiõuvelade andmetel keegi 4 aastat tagasi on käinud. Ja et see ei pidanud olema kõige nagu ägedam koht, et ta palus, et kui me sinna sõidame, sinna on 9 kilomeetrit jäänud veel, et see äkki siit Männi metsas kuskilt leiame mingi parema koha ja nüüd me siis sihime, et kui tuleb mõni tee ots, siis võiks sisse keerata, aga see oli mingi liiga suur tee vist. Ühesõnaga, ma ei tea, mis Indrek kes teeb, aga võiks juba sisse keerata kuhugi. Et ma arvan, et siin Männi metsa all leiame ikka mingisuguse nurgatagu, see tundub suur mets olevat. Nii. Mis plaan on? Panin mööda, oli just hea koht, eks ole. Just seda ma vaatasin, jah. Vaatame, kui nüüd järgmine mingi värk tuleb, siis keerab ära. Siin on ju väga ilus. Aga ma ei tea, minu meelest tundub päris okei place olevat. Kus on see... Siin sääse võrk meil akna peale. Et siin saaks sitikad ei tuleks tuppa. Ja siis kui endal on palju õues sitikaid, saab endale ka pähe tõmmata. Siia mahub mitu tükki. Hello. See on spetsiaalselt selle auto jaoks tehtud. Ma tean, kus neid saab, kui keegi tahab, siis ma võin runnida. Ma küll ei tea, mis see kõik maksma läheb, aga kui väga vaja, siis saab. Need olemas. Nüüd ei tule sitikat sisse ja õhk tuleb. Kes karjub siin? Siuke kisa kaja on metsas. Nii, nüüd tuleb auto ümber pakkida. Sest et siin kuidagi me peame magama ja kui me vaatame siia tahapoole. Minul ei ole ideid, kuidas siin täna magada saab. Aga vaatame jooksvalt. Tada! Kuna paneel on raske, siis tuleb natuke kaasa aidata ja see on ka turvatala siin sees. Et kui üürnikud siin magavad ja öösel orevad kambaga siia telgi peale hüppavad, siis telk ei kukuks alla, siis see turvatala jääb püsti. Mul on siin 2 sõna. Nii, laagrisse tuli Tom, kellel on täpselt siuke telk, nagu mina endale kunagi tahan teha. Vot, selline ongi see, et katusest tuleb teha telk. Ja Ineosele tehakse samasugust asja. Lihtsalt on vaja natukene raha koguda. Et hästi mugav. Poedaga sisse ja siis niimoodi ongi. Sealt saab minna ülesse, upsti. Ja siis sealt saab tududa. Eriti lahe värk. Ja põhimõtteliselt saab siin ka istuda ja kohvi juua, kui väljas buss nuge sajab. Vot, on ju väge. Aga seal juba Indrek ja pere on oma kaasa kokku pannud, et täna see telk siis, mis sealt Decathlonist sai soetatud, tundub, et täitsa töötab. Meie telk on ka püsti. Päikest tuli sealt 7 vatti veel. Hommikul küll päike tõuseb valet poolt, aga vahet ei ole. Küll ta jõuab laadida. Vot, siukene kaasa kindlus. Nii et väga lahe, väga chill, väga mõnus koht on.
loodushääled on natukene veidrad. Keegi nagu ulgub kuskil seal puude vahel. Kuulsite, jah? Aga teisel pool laulavad linnud, nii et ei ole hullu. Loodame, et see kiirendusvõistlus seal terve öö ei kesta. Siin on kohalik lõbustuspark. Seal on kassade sektsioon ja siin on autotelkide sektsioon. Ja siin on kõik läbu, mis me oleme kokku ostnud ja millega me oskame mitte midagi peale hakata. Nüüd me hakkame seda ükshaaval hävitama. Täpselt nii liht ongi. Võt, moepind. Ja siin on pime. Tule vaja. Nüüd on valge. Siin on siis alumise korruse magala. Remi magab sealpool, mina magan siin diagonaalis, siis ma saan siit ilusti välja minna pissile, kui vaja on. Ja üleval siis magavad teised. Võt. Väga mugav, ma ütleks. Et seal on aken lahti, tagumise ukse jätame ka natuke kirvakile, nii nagu ta praegu on, sest sealt läheb külmkapi juhe välja. Külmkap on siin õues. Siin, näete siin maas, seal. Ja tegelikult need teised aknad teeme ka natuke kirvakile, kui magama lähme. Peaks kohe tegema, pärast meelest ära. Võt, ja siis ei olegi midagi, kui nüüd sööme siin, lapsed tahtsid nuudleid ja salatit ja seal grillime liiva peal, see on selline grill, et sööd maha ei kuku. Et tõstame ta natuke rohkem sinna liiva peale ja siis ongi kästi. Lähme kõhud täis ja naudime õhtut ja kui enne näe, siis on hommikul. Tada!